Dakar 2024 on meie jaoks siis lühikokkuvõttena järgmine, et algas meil väga kenasti, proloog läks paremini, kui me oskasime arvata, et unistus oli top 20 sisse saada, saime 14-ndaks. Selle ainukene mõte oli see, et saaksime väga hea stardipositsiooni esimesele katsele, et esimesena ei taha keegi minna, aga samas sa tahad ollagi just seal jällegi top 20 sees, et oleksid kiired autod ja vähem tolmu. Ja esimene katse meil läkski väga kenasti, et kuni 300 kilomeetrini me olime ikkagi seal, ütleme vist esi-5 tempos juba ja meil oli nagu väga mõnus rütm ja kõik. Aga siis kadus meil roolivõim ja natuke aega pärast seda tahtsime esimene ratasarja alla tulla, saime veeta pool ööd kõrbes ja autol jupp oodata ja saime korda. Järgmine päev siis pidime täitsa tagant startima. Saime sõita siis 120 kilomeetrit ja murdus üks teine asi autol alt ära, et seega sinna see võistlus meil läks, et tulime küll ööseks tagasi laagrisse, aga siis kolmandale katsele enam peale ei saanud minna, sest me jõudsime järeldusele, et saime aru, mis viga on, miks need rattad all ei taha püsida ja ütlesime, et turvalisem on praegu vahele jätta. Ja siis eile oli selline kurb päev, et hakkasime lennuki poole juba enam sättima, aga siis ikkagi Century mehed nagu võtsid kõik oma ideed kokku, mis meil võimalik on ja proovivad nüüd saada siia meile ikkagi uusi juppe, et neil midagi toodeti juurde seal Lõuna-Aafrikas ja midagi oli neil endal olemas ja eile öösel siis tuli üks naisterahvas suure kohvriga siia poole lendama, et täna ta juba on kohale jõudnud ja liiguvad siia laagri suunas, et see mõte on siis see, et kui me juba niikuinii siin oleme, et see on nagu maailma parim koht, kus nagu neid autosid testida ja arendada, et siis prooviksime võib-olla panna need vähe parendatud jupid külge ja äkki saame ikkagi 5. katsele peale minna, et saada kogemusi ja kilomeetrid. See küll üldarvestuses me ei saa enam osaleda, aga kui kõik peaks sujuma, siis me võib-olla saame ikkagi sõitu jätkata, et kuni järgmise väljakutseni, aga vast neid siis rohkem ei tule. Nii et nagu päris lootusetus olukord hetkel ei ole, aga seda, kas need jubid meile sobivad ja kas see nagu päästab meid, see tegelikult alles selgub siis täna õhtuks, et jah. Aga ei, et mis seal ikka, Dakar ei ole kunagi läbi, kuni ta on läbi, ja tundub, et hetkel ta veel päris läbi ei ole.